hüpatud 2011. aastal. Isiklik siserekord 2 sentimeetrit madalam 1,94 ja sellega siis see siis 2013. aastast. Aga siin algas esimene jooks meeste 1500 meetri distantsil. Siin midagi väga huvitavat vaadata ei ole, nii et loodetavasti saame ka pildiga teivashüppe juures praegu püsida. Teises jooksus siis 1500 meetris need huvitavad näod ja nimed starti tulemas. Aga praegu siis meeste teivashüppest. 4,80 on kõrgusel latile seatud ja sellest on kohe esimesel katsel üle saanud mitmevõistleja Mikk Meerets. Nii et hetkel võistlust juhtimas. Ramo Kass saanud ka esimese katse sellel kõrgusel teha, see ebaõnnestus ja nüüd siis Robin Nool, Janek Õiglane ja Kristjan Rosenberg. Selles järjestuses peaks seda kõrgust veel ründama tulema. Naiste kõrgushüppes läheb ilmselt veel kõvasti aega enne kui Anna Iljušenkot, Gritša Teikot, Grete Udrast teismakordselt hüppamas näeme, sellepärast et 1,55 on algkõrgus ja nagu öeldud, võistlejaid meeletult palju. Aga nii palju nüüd siis teada, et Anna Iljušenko on seadnud täna oma algkõrguseks 1,76. Grete Udras alustab, ei võistlegi, tuleb välja, on ikkagi lõpus loomunud võistlemisest ja Gritša Teiko algkõrgus ka inimesi huvitab 1,65. Aga Robin Nool ületab kõrguse 4,80 kohe avakatsel ja tõestab, et hetkel, mil Sander Moldau piirdus täna nulliga, ongi Robin Nool kerkinud suurimaks favoriidiks esikohale ja Eesti meistritiitel. Ei ole ta siis kunagi täiskasvanute alusasjast veel Eesti meistriks ühelgi alal tulnud. Janek Õiglane samuti 40-80 üle ja see tähendab seda, et Janek Õiglane kordab tänases võistluses oma isiklikku rekordit, mis sai püstitatud täpselt nädala jagu tagasi Tartus omaealiste Eesti meistrivõistlusel. Et jooksu näidatakse siis ütleme ka nii palju, et see mees, kes juhib võistlust selles nõrgemas jooksus on Argo Jõesoo ja jäänud meestel jooksta veel 3 ringi. Aga tugevamas jooksus siis need huvitavad nimed eesotsas Priit Ausi, Olavi Allase, Allar Lambi, Taavi Kilki ja ühe mehega veel, Priit Lehismets, PC Kalev Cramo füsioterapeut. Täna jälle Eesti meistrivõistluste stardis, tema suurem eesmärk tõsi tuleb 2 nädala pärast Roomas toimuval poolmaratonil, seal siis üritab täita Amsterdami EM-normi. Nii palju siis kergejõustikutele infoks, et Amsterdamis maratoni joosta, kuivõrd olümpiamängud on nii lähedal, toimub seal siis poolmaratoni võistlus ja augustikuus Rios siis see maratoni jooks, kus samuti Priit Lehismets all täiesti võimatu, ütleme selle normi täitmine ei tohiks olla, arvestades, et seda normi sai nüüd ka maratoni jooksus allapoole lastud ja võtame selle normi siis kohe ka ette, et saaks selle teema lõpetada. Maratoni jooksus 2.19 meestel see olümpianorm ja ise Priit ütles küll, et selle on sihiks võtnud ja loodab siis selle kevade jooksul täita. Aga teivashüppes. Ja näeme nüüd korduses ka, kui 1500 meetri esimene jooks on lõpule jõudmas ja võidu võtabki siis see mees, kellest siin hetk tagasi räägitud Argo Jõesoo. Esialgne võiduaeg 4.01,14. Aga ütleme tugevamas jooksul ikkagi peaks olema see võiduaeg selgelt tugevam. Näeme 303 Priit Lehismets keskmisest kesk- või pikamaa jooksest ikkagi selgelt sellise tugevama kehaehitusega mees, aga praegu käega lehvitamas number 240 selle jooksu suur favoriit Allar Lamp. Ja siin siis kõik startijad ka teie ees nimepidi.
ja eeldatav võiduaeg, mida siin mees 1500 meetri jooksus võiksime näha, oleks ütleme 3.55, ma julgen öelda. Ma arvan, et Lamp oma isikliku rekordit 3.49 küll täna siin jooksus ilmselt ohustama ei hakka, kuivõrd tegu sellise tempojooksuga ja rekordjooksuga ei ole, vaid kõik käib täpselt nii. Lampi on hea alati ära tunda. Ütleme, tihti ta ikkagi võistleb selles sinise särgiga, blondi peaga ja suhteliselt lühemalt sorti jooksja ka ja kui veel jooksu eesotsas ka, siis selge näha. Aga samal ajal on meil siia tulnud Kätlin Piirimäe kuulitõuke võitja tulemusega 16.77. Esmalt, palju õnne sulle, milline tulemus, tuli see sulle endale ka täna üllatusena? Aitäh ja muidugi tuli. Nii et ei osanud oodata, et praeguse seisuga nii hea tõugavalt olla? Ei, ma teadsin, et ma võime 16,5 tõukama, et tulingi selle mõttega, et 16,5 täis tõugata, aga tuli rohkem. Millest siis täna selline üllatus sulle endale tuli? Oli see tehniliselt siis niivõrd hea katse? Tehniliselt ikka, et me oleme teinud rohkem tehnikaalal tööd ja käinud rohkem nagu Tallinnas või Tartus tõukamas. Oli see võistlus selles suhtes sinule pingeline, et ikkagi kogu edetabeli enne tänast oli Anu Teesaar ja see kuldmedal ei olnud sugugi kindel? Ei, muidugi ei pinge, ma olin eile õhtu haigeks viirusesse, siis täna hommikul tooksendasin, mõtlesin alguses hommikul, et ma üldse ei tulegi. Siis mõtlesin, et ma nii lihtsalt ka alla ei anna, et Anule medalid sama ka ei kingi, et tulen ikka teen, et tuleb. Mida sa nüüd poole aasta jooksul siin pärast välishooaega treeningutes teinud või millele rõhku pannud, et just see arengus edasiminek tuleks? Iga tehnikul, et jõudu on, aga lihtsalt see kõik tehnika taha. Tänavusest hooajast ka Amsterdami EM-norm sai nüüd alistatud juba enam kui poole meetriga. Kas Amsterdam võiks olla tänavu sinu selline suurim ja tähtsam eesmärk, kuivõrd ikkagi Rio olümpianorm ilmselt jääb natuke kaugele? Ma ikkagi lähen välisojal püüdma seda olümpianormi 775, ma tean, ma olen võimeline kaugele tõukama. Et see on lihtsalt realiseerimisküsimus. Kas tänavune sisehooaeg saab selle võistlusega sinu jaoks läbi või plaanid veel kuskil võistleda? Ei, tänase võistlusega sai läbi. Selge, aga aitäh sulle selle kommentaari eest, palju õnne veel kord võidu ja selle ilusa tulemuse eest ja edu siis juba suvehooajaks. Aitäh! Aga siin meeste 1500 meetri jooksu võistlus käimas, 4 ringi jäänud lõpuni ja Priit Lehismets seda jooksu hetkel veabki, nii et õigest mehest enne jooksu algust rääkisime. Ja Allar Lamp siis hetkel teisel kohal, aga ütleme, Lamp on ka tark jooksumees ja kui sai juba öeldud, et ilmselt ta kuldmedali peal väljas on, mitte aja peal, siis ilmselt hoiab ka praegu lihtsalt targalt Lehismetsa järgi ja siis viimastel ringidel või meetritel plaanib mööduda. Aga kindlasti on omad plaanid ka kõigil teistel meestel ja Lehismets siis praegu ikkagi vedamas 3 ringi jäänud lõpuni ja 2.29 näitas vaheaeg. Ja väga mugaval positsioonil Allar Lamp jälgib Priit Lehismetsa tegevust ja tundub, et läheb nüüd, võtab juhtimise üle ja tõmbab seda ringi veel rohkem laiali. Kes veel siis nädala eest peaksid jooksma? Priit Aus kindlasti numbril 302, tema hetkel 5. kohal tõsi alles. Ja Olavi Allase rohelises ja kollases kostüümis mees samuti medalikonkurentsi ja praegu tundub, et lausa hõbeda peal väljas, aga 2 ringi jäänud lõpuni ja selgelt Allar Lamp praegu seda jooksu kontrollib, vaatab ka õla taha, et kaugel siis järgmised mehed on. Allase veel suudab püsida konkurentsis, aga kõik ülejäänud juba selgelt maha jäämas ja Priit Lehismetal ka oodatult ikkagi raske siin ühel hetkel hakkas ja Rosenberg saab 3. üle 4.80. Latt väriseb kõvasti, aga nüüd on 5 meest alles mängus 4.90. Ja viimasele ringile nüüd 1500 meetris mehed lähevad. Lamp väga ilusal sammul ja juba sisuliselt selle jooksu võidu kindlustanud. Allase ka teises kohas väga kindlalt kinni, aga vaatame ja jälgime nüüd seda, mis seal võitluses 3. koha eest toimub. Priit Lehismets hetkel hoiab hammastega sellest 3. kohast kinni, aga järgnevad mehed lausa 5 tükki on neid kohe tema selja taga ja nüüd kõigil see lõpuspurt samal ajal algab, kui Lamp samal ajal tulemas lõpusirgele, võtab jooksu võiduaeg 3.54, 3.55. Kas tuleb alla 4 minutit täna võiduaeg? Tuleb 3.57, aga aeg pole üldse oluline. Kõik muu on täna oluline. Oluline on see, kes võtavad medali. Allase lõpetab teisena ja kes on 3. Tundub, et pronksmedal läheb esimese jooksu võitjale hoopis. Jah. Vaadata. Just nii, et Argo Jõesoo sai öeldud enne selle teise jooksu algust, et sa jooksis nii hea jooksu ja aja välja, et võib tõesti sekkuda kõrgesse konkurentsiga kokkuvõttes ja praegu täpselt nii paistabki minevat. Nii et natuke muidugi keeruline oli ka siin ilmselt kohtunikel neid jookse moodustada,
oleks teadnud, et Jõesoo nii hästi plaanib joosta, poleks seda kindlasti esimesse jooksu paigutatud. Jah, ütleme, sisehallis joostakse ikka suhteliselt vähe neid piki distantse, et mehed on laagrites ja valmistuvad pigem suveks, et paljudel meestel ei olegi hooajast midagi ette näidata, paljudel meestel pole isegi suvehooajast seda distantsi ette näidata, tuleb kõrvalt alalt vaadata, kas on kvalifitseerumiskõlbulik, et jah, selles mõttes jooksumehed on nii-öelda laia spektriga mehed.